Me oleme vahepeal küll ja küll rääkinud ja üks asi, milles me vist oleme kokkuleppele saanud, vaatamata sellele, kui erinev on meie kõigi suhe muusikaga, on see, et see väärt muusika ei ole igal juhul midagi niisugust, mis meie kõigi, vähemalt meie 4 peas, oleks kuidagi seotud mingi kindla žanriga või mingisuguse kindla vormiga. Et me oleme kõik nagu valmis uskuma seda, et see kvaliteetne, professionaalne või hea heli looming või heli esitamine võib sündida ükskõik mis vormis või ükskõik mis žanris, mistõttu vist on väga tähtis muusikaharidus või esmatähtis. On vist nõnda? Jah. Minu ema ütles alati, et on 2 eriala, kes ei tohi kunagi eksida. Need on arstid ja need on õpetajad. Et nende ametis ei tohi kunagi eksida ja sellepärast ma julgeks veel kord pöörduda kõikide muusikapedagoogide poole ja öelda, kuivõrd tähtis on nende vastutus oma igapäevase raske töö tegemisel selleks, et inimesed leiaksid tee muusika juurde, kas kuulajatena või esitajatena, aga see on tähtis, et nad tooks inimesed muusika juurde. Muusikud vist ei või ka eksida, kuigi sellel ei ole võib-olla nii letaalseid tagajärgi kui arsti eksimusel. Ei ole, õnneks ei ole. Jah, aga mulle küll ei meeldi, kui nad eksivad, see on väsitav kuulata. Minu sõnum nendele samade õpetajatele võiks olla siis see, et kuna õpetaja sõna, üldse sõna, aga eriti õpetaja sõnal on tohutu kaal, et siis olla siis ka sama avatud ja laia vaatega, nii silma kui kõrva vaatega muusikasse, et tõepoolest tähtis on see haridus, tähtis on muusikas kvaliteet, just selle tegemise ja mitte vorm ega stiil ega žanr, et see on oluline.